Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Lonato kardirada Põhja-Itaalias Maarilise Kardajärve kaldal on igal kevadel noortele sportlastele otse kui lakmuspaber. Kes siinsel väga nõudlikul rajal toime tuleb, võib eesootavale hooajale julgelt vastu minna. Rohkem kui veerand 100 aastat tagasi algas just siit ka noore Marko Asmeri tähelend. Tänavune kevad oli taas ajalooline. Nimelt tegi elu esimese tuleprovi Marko poeg, 11-aastane Aston Asmer. Ja otse loomulikult oli kohal ka Toivo Asmer, tänane Eesti Autospordiliidu president. Seega 3 põlvkonda ühest perekonnast. Kohal oli veel üks legend, Rain Pilve, kes Itaalias abistas Eesti noori kardisõitjaid tehnilise teenindusega. Ideaalsetes tingimustes võisid mehaanikud ja teised abilised väheste kogemustega noortele toeks olla. Aston Asmeri abimees oli otse loomulikult Marko Asmer, kellele kardi timmimine oli vana meeldetuletamine ja ühtlasi uue avastamine. Aga nüüd saame lähemalt tuttavaks Astoniga. Räägi niimoodi enda tutvustus, kui vana sa oled, kus koolis käid ja kuidas koolis läheb? Ma olen 11-aastane, käin Rocca al Mare koolis ja koolis läheb hästi. Aga esimene kord, kui siia tulin, siis mõned kodutööd jäid tegemata. Aga tuled toime muidu hästi? Jah. Šveitsi meistrivõistluste etapile olid superminiklassis oma oskusi proovile panemas veel 4 noort Eesti poissi: Albert Tamm, Konrad Karjus, Sebastian Kirss ja Hugo Elmers. Eest kõige kogenum on juba 4 aastat selles karussellis keerelnud Albert Tamm, kes on 11-12-aastaste poiste hulgas vaata et kogu Euroopa üks kiiremaid. Juba kvalifikatsiooniga sai selgeks, et ka sellel jõuproovil on Albert Tamm üks favoriite. Aston Asmerile oli kogu tegevus esmakordne. Räägi, kuidas sa siin Lonato rajal ennast tundsid alguses? Alguses mulle ei meeldinud väga, hästi libe oli, halb aeg. Aga siis, kui ma olen siin mitu korda käinud, on paremaks läinud ja ma olen järgi teistele. Ja. Kas need treeningud oli päris piisavalt, et sa said ikka päris korrekult treeni teha siin ka? Oli jah. Ühtekokku oli kavas 4 võistlusklassi ja üllatus, kõige rohkem osavõitjaid oli Masters klassis, kus ainuüksi tehnilise kontrolli läbiviimine venis rohkem kui tunni pikkuseks. Superminiklassis oli 24 võistlejat, nii et kõik osavõitjad said korraliku koormuse. Lisaks treeningutele ja ajasõidule 2 finaalstarti ja seda korralikus kuumas suveilmas. Finaalieelsel koosolekul loeti selle klassi võistlejatele kohtunike poolt manitsevad sõnad peale. Ühtlasi sai selgeks, et Aston Asmer oli ainus, kellele see oli elu esimeseks võistlejaks. Leidsid sa siit endale esimese võistlusega mõne sellise sõbra ka juba või? Ja Albert Tamm, Konrad Karjus ja Sebastian Kirss. No, Albert oli ikka päris kibe käsi juba, eks ju? Jah. Arutasid Albertiga ka, kuidas neid paremaid trajektoore leida? Ei arutanud. Olete konkurendid ju, eks ole? Nendega ei arutata palju? Ei arutata. Aga muidu pärast sõitu saate omavahel hästi läbi kõik? Saame hästi läbi. Finaali eel tundis ennast kõige kindlamalt loomulikult Albert Tamm, kes alustas parimalt kohalt ja tema juhendaja Madis Laiva hooleks jäi vaid noore võidusõitja rahustamine. Mina olen kirjasi kindel. Aga see pidi sa vaatama.
mõlemad finaalsõidud võitis kindlalt Albert Tamm. Sebastian Kirss oli kokkuvõttes 8, Konrad Karjus 15 ja Aston Asmer 18. No sa sõitsid tegelikult päris stabiilselt. Kõik 3 sõitu enam-vähem ühe kiirusega. Jah, oli küll, aga minu arust oli kõige viimane finaal parim sõit. See oli kõige parem sinu arvates või? Jah, jõudsin järgi ja sõdisin. No ja need sõitud ja kiiremad ringid olid sul peaaegu, et vaatad mõne sajandiku kõik samad. Tähendab, stabiilsus tuli? Stabiilsust oli, jah. Kui palju seal rajal võitlust oli, kontakte? No väga palju oli, aga mina ise ei sõitnud väga palju teistele sisse. Aga esimene sõit oli vist niimoodi, et sirgel sõideti sisse ja läks 3 karti välja. Teisel sõidul ei olnud midagi vist. 3. sõidul sõitis keegi ühes kurvis kellegi välja. Viimasel ei olnud. Kus need kõige raskemad kohad sinu seal rajal olid? Topeltvasak, siis peale tsikaani kurvid. Ja see S-kurv oli ka üks väga niisugune omapärane kurv. Oli küll, tõused said seal järgi. Uidukarikaga sai poseerida Albert Tamm. Esimese tuleproovi läbinud Aston Asmer oli kindel, et valik on tehtud kardisõidu kasuks. Sulle meeldib võidusõit? Meeldib võidusõita. Nii et siis jätkad? Jah, jätkan. Tubli poiss, aitäh sulle! Jah. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.